Jah, enamus asju on tehtud, et kõige sellised pikaajalisemad asjad nagu liiklusskeemi kooskõlastamised ja need asjad on valmis, rajaplaan on paigas. Üksikuid muudatusi tuleb, kuna meil Siplase mägi, ehk siis meie klubile nime andnud mägi võetakse metsast puhtaks, et siis peale seda, kui metsatraktorid sealt minema saavad, saame me alles seda rada puhastama minna seal, aga tuleb tunnistada, et see kuusemets, mis seal oli juba üle 80 aasta vana, et kohati ka selliste täiesti haiguse tunnustega juba, et puud kippusid ära kuivama seal, et oligi viimane aeg seal lõigata. Kas start-finiš on ikka samas kohas spordihoone juures? Jaa, start-finiš on kesklinnas ja Rakvere spordikeskuse kõrval. Nii et kõik, kes varem käinud on, ilmselt on see asi tuttav, ja parkida seal saab kõik ümber spa, kus seal Aqua spa ümbruses kuskil see on võimalused olemas. Jah, et Aqua spa parkla kõige suurem ja kesklinna teised parklad ka, et kodulehele kindlasti paneme skeemi üles, et kus parkida saab. Lisaks sellele on kuni stardini, ehk siis kuni kella 11-ni avatud ka meil Päästeameti harjutusväljaku parkla, et kuna sinna saab läbi raja, siis selle me paneme mingi hetk siis kinni, aga kuni kella 11-ni on ka sinna võimalik parkida. Ütlesid, et rajal on mõningad muudatused, küll Siplasemäel seoses selle metsaraie, kas kusagil midagi veel on juurde mõeldud, plaanitud? Ühtest juurde on mõeldud ja mõni koht on see, kuhu me ei saa minna, kuna maaomanikud on otsustanud, et nad see aasta meid sinna ei taha, et siis me nagu natuke teeme ringirada, aga midagi raja iseloom ei muutu, et ei lähe ta väga palju raskemaks ega väga palju kergemaks, et põhimõtteliselt oleme sama. Kas vahefiniš on sama koha peal? Palju see kindlasti huvitab, kus see on? Kindlasti mitte paljusid, aga neid, kes eespool sõidavad? No praegu on plaanitud igatahes ta sinna samma kohta, kus ta ka eelmine aasta oli. No ega siis muud, kui 17 juuni on see päev, natukene jaanipäeva ja ootame siis kõiki Rakverre 17. juunil. Ootame kõiki Rakvere ja kes tunnevad, et nad ei ole veel pikaks sõiduks valmis, sest Rakvere rada natuke tehnilisem on kui näiteks siin Kõrvemaa rada, et siis lühikemaa on neile, et 20 kilomeetrit umbes ja sellist mõnusat tehnilist nikerdamist, mis ei ole kindlasti mitte üle mõistuse, et on pigem ikkagi sinna rahvasportlasele. Aitäh! Kõik head!